Nii, meid on toodud Toolse lossi juurde. Siin tuleb kohe proloog, siin tuleb mingi kogus punkte ära korjata ja siis hüpata jalgrataste peale ja sõita 105 kilomeetrit. Viimast korda tsiviilriietes, kohe panen selga ametliku võistlussärgi. Noh, rada planeeritud või? Või tähendab, mis siin väga planeerida on, aga... No siin on, kell teab, kuhu minna. Okei. Järgi. Enne stardi hetke ja saate koguneda starti. Jalgsi lossis. Rahuaega on. Tiimi kapten tuleb, võtab igal tiimil on üks map, it's one map per team. Nii, proloog on läbi, läks päris hästi. Sõidan välja, keeran suurele teele ja võistlus on alanud. Esimese punktiga õnnestus mõnusalt viga teha, mis sest, et mul oli ainukesena kaart kaasas ja ma teadsin, mis on legend. Ikka põhja, üles, alla, 0. Teine punkt. Oletasin, arvasin, et oletasin valesti, aga oletasin õieti. Sain punkti kätte, teel 3. punkti. Super hea minek. Legend, kanali ots. Kunda jõgi. Legend oli tammi peal. Siin. Selline instrument on siia paigaldatud. Nüüd tutvume siukse tegelasega nagu öösorr. Ma ei tea, kas te näete. Seal on üks väike hall mütsakas. Ma hakkan lähemale minema, siis ta tõuseb lendu. Ja nüüd ta lendab natuke maad edasi ja istub mul uuesti tee peale maha. No, vähemalt tavaliselt nad teevad niimoodi. Ja jumala hääletud. Ma olen siin Padaorus. Siin on kohina juga. Kõnnin mingisugust poolkuiva ojasängi mööda selle kohina poole siis. Mis pikk kõndimine. On kaarte maha visanud. Jõudsin nüüd siis joa juurde. Tea, kui palju seda siin peale jääb. Praegu jookseb seal siuke teelukene nire. Punkt on ka. Okei, hakkame tagasi minema siis. Need on rukkiräägud. Minu lemmikud. Hommik saabub. Kuuse juures oli üks punkt. Rahvas liigub edasi 17. See on niisugune hiigla suur künklik väli, kus tehakse heina, kus on üksikud puud. See on Uljaste järv umbes. Pagan, seda teab väikse tõusupaiku. Loogiline ju, et üleval. Ei tea, kui palju sellest ilust peale jääb, aga see on super. Läheneme Kiviõli.
oli Tuhamägi. See on põlevkivi transportöör. Ühesõnaga, vahepeal on kätte jõudnud päev. Palju üles kohti on läbi käidud, keerulised jalgsi orienteerumised, mida ma kuulsin ette, mis toimuvad pimedas, ma ei tea küll kuidas, toimusid jumala valges. Ühes ma olin enam-vähem hea, teises ma olin jumala halb. Siuke juraka. Sealt ülelt tulin köiega alla. Väga ohutu. Kirsika! Päris suur kanjon siin. Oppadi! Taustal siis Läänemeri. On tegelikult ilgelt mõnus praegu kõndida. Kuskil seal üleval on mingi 26-27 kraadi sooja. Aga siin meri on külm, päike ei paista, panga nurga taga. Väga jahe olla. Ja ainuke, et sellist rannikut tuleb mingi 16 kilomeetrit. Võib-olla mul on pool kilomeetrit näiteks kõnnitud. No mul ei ole nii palju. 12 tundi stardist möödas ja kui ametlik kilometraaž õige on, siis on pool distantsist läbitud ehk 120 kilomeetrit. See ei loe midagi, see on ratas. Nüüd tuleb jalgsi ja kanuu ja kõik muud asjad. See teeb palju rohkem aega. Et üldiselt on võistlus olnud palju aeglasem, kui korraldajad arvasid. Mõned punktid on ära jäetud, siiamaani üks. Sellel etapil on 2 punkti ära tühistatud. Ja vahepeal on tulnud natukene liiva, mis on tore. Palju mõnusam on käia. Selle kõustaleeringu raskus on selles, et ega need punktid ei ole ju siis siin ranna peal. Need punktid on kuskil, näiteks üleval. Mõned võivad väga keerulistes kohtades olla. Need 2 kõige keerulisemad tühistati meil ära, kuna lihtsalt nii palju kulub aega, et siis ilmselt nende otsimise kätte saamisega oleks veel rohkem läinud. Ja ma näitan siin kaarti, 38 punkt on tulemas. Siin on lähe äkki. Et tundub nagu siin on igasuguseid asju, mille järgi vaadata, et mingid majad ja mingid teed ja kraavid ja aga need on kõik seal üleval, need on seal nende puude taga. Et põhimõtteliselt oleks nagu perfektselt nagu, kuidas selle kaardile, kus mõõtka vaata, see on küll tore. Vist oli 1,20 000, kui ma mäletan. Ja ühesõnaga, et põhimõtteliselt peaks perfektselt meetrid lugema. Siin on muidugi 38. punkti legend on laudtee käänaka, midagi sellist. Nii et mul on väga elevil, kes on ehitanud laudtee sellisesse kohta, aga eks näeme. No näed, väike on vahepeal välja tulnud. Õnnestus probleem lahendada. See kaardi peale on ülipisikeses kirjas kirjutatud trepp. On kirjutatud trepp. Vahetult enne 38. punkti. See tähendab, ma pean tabama treppi, mis tuleb see mere äärde. Ja kui ma seda kätte saan, siis ma pean treppima ilmselt üles tõndima ja sealt leidma laudteebu kuskil poole mäe pealt. Isegi mäletan, et mingi taoline asi oleks nagu olnud siin. Trepi leidmine osutus lihtsaks. Need kollavalged märgised, mis enne olid juba rannas ka, läksid äkki metsa sisse ja sealt paistis täitsa korralik rada.
ja siis ma olen nüüd selle raudtee peal. siin on siuke vahevall. see on siuke päris suur järsak, seal on siuke pank nüüd. ja nii kui 10 meetrit merest eemale lähed, täielik leitsak. ja ma hakkasin muretsema, et kuidas kurat seda üldse siin on võimalik leida. ma seda teadsin, et seal eespool on, ma olen siin käinud. Pöllerdamas. Aga... selline džungel. hakkame siis Toilasse jõudma. Kaugelt vaadates oli see rand nagu inimesed päevitaks. Kaunis liivarand inimesed päevitavad. No näed, tegelikult on surnud kuurümbad kuidagi mere poolt kunstiliselt paigaldatud kividega segi läbi. Mingid tüübid ikkagi istuvad ja päevitavad siin. Väga naljakas. Siin on nagu riides inimesed, aga tagapool oli hulgem nudiste. Pool see hõbehallika koobas. Toila park ja selle merevaade. Päris raju. Kuidas avatud ratturid sõidavad? Loomulikult säntavad nad ühe jalaga. Jalg ripub vabalt ja siis juba parem jalg vääntab. Nii saab päris edukalt sõita. Varsti saab 10 kilomeetrit täis.